Käisin täna siinsamas Tõrvandi metsatukas uurimas, mida kevad praegu meile metsas toiduks pakub. Ja ootusepäraselt leidsin sealt põdrakanepivõrseid, mida olen sellel kevadel juba küpsetanud. Neist saab väga maitsvaid sparkli taolist toitu panni või ka läbi küpsetades. Siis leidsin selliseid laia lähega nõgeseid ja mõtlesin, et nendest võiks täna teha ka siis nõgesekrõpsu. Aga mis oli minu jaoks üllatus, ma leidsin sealt ka ohaka selliseid hästi lihavaid pungasid. Ja mulle meenutavad need artišokki, mis on ju väga väärtuslik ja tervislik köögivili. Ja mõtlesin, et proovin need ka kas aurutada või siis keeta. Ja pärast ma vaatasin siis internetist järgi ja tuleb välja, et ka keegi veel oli seda sama avastanud, et nendest saab maitsvat toitu teha justkui artišoki sarnast. Aga nüüd alustame siis nõgesekrõpsust. Mida selleks vaja on? Selleks ei ole tegelikult üldse palju midagi vaja. On tarvis õli. Minul on selleks siin üks oliiviõli. On tarvis soola kindlasti. Ja põhimõtteliselt sellest piisabki. Aga kuna mul oli kapis varuks ka paprikapulbrit, siis ma mõtlesin, ma katsetan, et kuidas siis on, kui seda ka natukene sekka segada. Et ma siis kõigepealt teen niimoodi, et ma panen need siia kausi sisse ja kallan peale õli. Niimoodi. Ja siis katan soola. Ja paprikapulbrit. Ja siis segan need läbi, laotan pannile ja panen ahju. Ja eks siis paistab, kuidas see krõps välja tuleb. Siin on veel üks. Laotan need ahju praegu. Ja nüüd panen ahju. Nii, nüüd said krõpsud valmis. Aga nuusutame ka enne. Nuusuta, mis lõhnaga need on. Tegelikult on päris tugev lõhna, on niimoodi. Mis lõhnaga see on? Soolase lõhnaga. Natuke nõges lõhna ka. Aga kui siit niimoodi vaadata, siis ta näed hästi krõbe on, jah? Päris palju soola sai, tundub. Hästi soolased, eks ju. Kuidas siis maitseb? Hästi. Sobib krõpsuks küll või? Jaa. Näe, palun sulle ka.